Motospordis tihti on dünastiad väga nii-öelda teemas, aga täna olen ma siin nimelt suukide dünastiate esindajaga. Tere Rene! Tere! Ja tere Erik! Tere! Teil on võistelnud nii ema, isa, onu. Kus teil siis see motospordi või veemotopisik tuli, ei tea? No eks ikka, ma arvan, vanematelt, kuigi mina olin üks siis nii hilisematest, kes hakkas sellega tegutsema. Kui mul vend siin hakkas kuradi 9. eluaastas tegutsema, siis minul läks ikka aega, ma olin selline 14, kui ma alles alustasin. Ja 9. läksid siis Rene vee peale. Miks nii vara või mis juhtus? Ega ise oleks muidugi läinud varemgi, et minul väiksena hällis olles esimene asi, kui mootorid ka tööle läksid, siis lõpuks tekkis mul uneaeg, et see oli nagu loodud minu jaoks, et lihtsalt aja küsimus, et millal lõpuks lubatakse. Et mootori heli pani siis magama? Absoluutselt. Kui mõelda veemoto peale, siis mis on see asi, mis nagu kõnetab? Mis sulle nagu meeldib kõige rohkem? Kas ehitamine, sõitmine, trenn, reisimine, sõbrad? Ma ütleksin, et kogu see komplekt kokku, et kogu see seltskond on nii vastuvõttav olnud esimesest päevast saadik ja kui sa siia sünnid, siis see ongi nagu teine pere põhimõtteliselt. Kui nullist, muidugi saad kogu see varustuste teema, et meie ehitame ju nullist kõik ise üle, oleme disaininud, ehitanud, et see ongi nagu teise oma beebi üleval hoidmine. Mitu nii-öelda beebit sul siis olemas on ehk paati või üldse on olnud terves elus? Mul endal, ma ise olen ühe teinud, aga olen kahe erineva paadiga võistelnud, aga üks isiklik on mul. Kas paadibeebidel on nimed ka? Ei ole isegi. Ma olen küll mõelnud vahepeal, aga ei ole ühegi nime peale siis lõplikult kinni jäänud. Ma ise küll tunnen, et erinevate masinatega on mul kuskil nagu erinev suhe või sellel on ikkagi mingi hing sellel masinal. Kas sama on ka paadis? Absoluutselt, nad on oma käitumise iseloomuga kindlasti. Kas on ka kapriisseid ja jonnakaid nii-öelda masinaid? Paraku minu omad kipuvad kõik olema väga jonnakad. Nendega tuleb ikka kakelda, et läbi saada. Ehk siis tegelikult on see hea elukool, suhteteraapia igatepidi? Oi, kindlasti. See on nagu alati selline pirsakas suurem õde. Kas te omavahel jagate ka mingeid nippe või olete olnud rivaalid või kuidas teil see omavaheline nii-öelda konkurents on siiamaani olnud? Ega meil otsest suurt konkurentsi, ütleme niimoodi, vee peal ei ole olnud, kuna me ei ole saanud siis kumbki ühes samas klassis võistelda. Suuresti minu silmis on ikkagi mu enda mentor, ta on kõik enda nipid mulle edasi andnud ja ma proovin tema jälgedes nagu edasi minna. Aga mis sa oled õppinud Eerikult? Ma olen pigem seda treenimise osa, et minul on ikkagi tähtis, et tal läheks hästi ja ma pigem ohverdan enda karjääris tema nimel, et tore on kõrvalt rohkem näha, kui endal läheb hästi. Kui armas. Aga kui mõelda nüüd teie vanemate peale, siis kumb oli parem, emps või paps? Ei kommenteeri. Ma ei julge vastata. Kas ema on ka jaganud mingeid nippe või asju või on ta näiteks, kas ta teie võistlusi üldse tuleb vaatama, kas talle pigem meeldib või püüab neid vältida? No ema, ütleme niimoodi, et ta on tiimi tegelikult üks tähtsamaid osasi, et ta on absoluutselt igal võistlusel kohal, ta iga kord hoiab meil kätt, et Rene kõik läheb hästi. Et selles suhtes mina olen oma esimesed täiskasvanute klassi nipid talt õppinud, et mina ikkagi alustasin koos temaga suure täiskasvanute klassi sõitmist, et olen saanud temaga ikkagi stardis kõrvuti olla. Mis klassi sul ema sõitis ja on tal mingeid tiitleid tulemusi? Ta alustas Osi 400-st ja sinna ta ka jäi, et talle kuidagi meeldis see klass. Muidugi tiitlivõistlustel tal selliseid poodiumi kohti ei tulnud, aga Eestis nüpeldas ta kõik maailmameistrid ära. Ja mingi nipp või mõte, mida isa on jaganud? Ega isa on meil, ma arvan, et ma võin Rene eest ka praegu rääkida, et ta on meid nullist õpetanud siis, kuidas paat ehitada, eks esimesed teadmised tulevad ikkagi temalt. Kas täna on mingi kindel töö, mis teil paadi juures meeldib teha? Ma ei tea, on see kereehitus, lihvimine, vindid, mootor? No mulle jääb isiklikult see kõige meeldivam osa on, et just see arendustöö, et me võtame blank paadi ette ja sellest me teeme võimalikult hea asja ikkagi kokku. Aga kaua sa ühte paati ehitad? No praegust oleme me 6 aastat nüüdseks tuuninud, et nüüd me oleme perfektsuse lõpuks üles teinud. Et nüüd vaikselt hakkab leidma see setting, on ju? No nüüd on jah see maksimum võetud. Mis sulle meeldib paadi juures kõige rohkem teha?
ega see kõige nagu meeldivam ongi minu arust see nipet-näpet nokitsemine isegi, eks see suur osa on hea ja lõbus, aga mulle meeldib alati leida midagi uut, teha midagi sinna uut ja vaadata, kuidas see nagu järgmine kord vee peal töötab. Kui sa peaks kirjeldama ühe sõnaga emotsiooni, mis tekib siis, kui sa paned selle valmis paadi või uue paadi esimest korda vette, siis mis see oleks? rahu. Rahu? Ma pean nõustuma enda vennaga, see on tõesti rahu. Et ilus on vaadata, on ju? Absoluutselt, lõpuks on see suur töö ja vaev läbi ja algab järgmine etapp. Te käite ka päris palju välisvõistlustel ja tihtipeale lähed sinna koos perega. Ma usun, et on olnud väga emotsionaalseid hetki, nii positiivseid, negatiivseid, aga päeva lõpuks kõik liidab, ma usun, meid väga palju kokku. Kindlasti. Et kui sa mõtled veemoto peale, siis üks oskus või omadus, mis sa oled sealt saanud ja kasutad nii-öelda igapäevaelus või mida sa oled õppinud sealt? Kumb tuleb vastata? No kindlasti on pingetaluvus, sest vahet ei ole, kui suur surve on, siis sellega tuleb alati toime tulla. Ja teadmine, kui läheb midagi tuksi, saab asju korda teha? Jah, või kui nii läks, siis nii läks, tuleb leppida lihtsalt. Ja mis elutarkus sul jagada on? Ikka ongi pingetaluvus ja siis selline kannatus lihtsalt, et küll üks moment läheb õigesti. Ja võib-olla siis tänane viimane küsimus, et mis on kõige parem ilm? Raske ilm. Raske ilm, mis tähendab raske ilm? Võimalikult palju tuult, lainet ja võimalikult rasked olud. Mis sul on ideaalne tingimus? Pean vennaga nõustuma. Natukene vihma võiks ka olla, siis ei hakka palav vähemalt. Nii et läbi raskuste võiduni, ma saan aru. Just nimelt. Ja õige. Nii et tulge vaadake ka Eesti meistrivõistlusi, elage kaasa, siin on meil üks dünastia, võib-olla on järgmised varsti tekkimas, nii et väga äge, edu teile! Aitäh! Aitäh!